Under the streetlights glow, shadows creep. Tere tulemast tagasi Rutska rahvas. Me oleme Eestisse jõudnud. Me oleme suht koht Eesti keskpunktis Järva-Jaanis. Täna tuleb põnev päev. Sõidame Ducatidega. Meil on üks talent Ducatil kaasas, Jaanus Koval. Krossimehed oled kindlasti temast kuulnud. Kes ei ole, siis tutvustame ja lähme vaatame, mis saama hakkab. Plaan täna on lihtne. Meil on 2 Ducatit. Meil on üks talent kaasas. Ja vaatame siis, kumb on kiirem. Vaatame ka lisaks sellele, kumb on aeglasem. Me teeme slow race'i. Ja võtame esimesed emotsioonid siis Jaanuse käest selle Ducati peal. Et Jaanus on Eesti motokrossi raudvara koos Triisadega üles kasvanud ja väga tugevalt ikkagi omal ajal sõitnud. Isegi ühe korra olnud tehase sõitja 2 päevaks. Ja tänaseks päevaks on Jaanus väga tugev veterani klassi esindaja siis. Ja vaatame, kuidas temale Ducati meeldib, mis tal selle kohta öelda on, aitame tal võib-olla natuke seadistada. Ja nagu ikka Rutska videos, siis vaatame jooksvalt, mis saama hakkab. Proovime teile lõbusa video teha. Endal oli küll päris hea. Isegi natuke vaatasin, kus te sõidate ja sain aru 2 asjast 4,5-ga, mida ise nagu ei olnud veel harjunud. Et ei oska sõita ja ei jaksa sõita? Seda ma sain enne aru juba, enne kui sõitma hakkasin. Aga istuda rohkem. Vaata, ma üritan liiga palju püss seista, siis tõmbab käe rohkem täis ka. No siin jah, auku ei ole praegu, saab istuda. Ja kuradi vaata võrriga rohkem sõitnud elus, siis käikudega liiga hullult rapsisin. Vaatasin, te ei vaata üldse käike ja proovisin ka praegu nüüd viimane sõit. Et kuradi mingi teine, 3. kogu aeg vaata. Ja mul oli see, et ma panin iga kurv ikka esasse ja siis jõuad kuradi 2 meetrit kiirenduda, siis pead hakkama kuradi tõmbama juba. Oi, esasse jah, ma ei tea. Itaalias oli mingi nikerdamise rada, seal läksin esasse, aga ma just kunagi ülejäänud ei olegi sõitnud, mitte kunagi kurvessi esimese kõiguga. Ise mõtlesin, et hakkab täna kõvemalt mingit lääpa laskma kuskil, aga siin sukust head lääpakat ei olegi ots. Siin on nukid nii maas. Nukid on nagu talvest niimoodi jäänud, kõik on siuksed kumerad siin nagu ei saa kuskil ei viska niimoodi. Jaa, et või siis on liiga lühike, kui viskab. Aga kuradi, mul kogu kõik panused, kõik astmed olid selles korvis, et hakkan freestyle'i siin tegema täna, et ei hakka mingit endurance'i peale ei mängi, aga praegu on sellega nii. Istu peale korra, vaata siis. Ma arvan, Kovalile see õpetama ei peana. No seda küll, jah.
Vaata ikka tahad oma kuredi suu lahti teha kogu aeg. Mul maa vähemalt. See on sinu teema rohkem, jah? Noh? See oli kõige rahulikam mäpp ka peal või? Jah. No nüüd sa panid kangema. Jah, kohe oli tundma, mõtlesin, tegid nalja. Hästi rahulik, hästi pehme. Jah, mõnus on ju. Julge sõita, selles mõttes kõik okei. Julge sõitab. Ja siin on tegelikult, mis sa veel võiksid proovida, ma ei tea, kas sul tõmbas käpa jämedaks praegu või tõmbas? Ei, kõik okei. Proovi sellega ka. Oota, ma praegu ei proovi, ma lähen kohe enda oma, kas mul on vahetu tunnetus. Davai. Ja siis pärast proovi sellega veel paneme sul selle traction kontrolli peale, sest et Ducatil on täiesti teistsugune kui tavaliselt. Okei. Et kui sul tavaliselt poob sikli kinni, siis siin ta ei võta sul jõudu ära. Vaid see on, ma isegi ei oska sulle täpselt kirjeldada, sa pead tundma kuskil peab jõudu natuke vähemaks võtma, on ju. Ta mõõdab päriselt ratta lirisemist. Jah. Et mitte nagu ta ei ole nagu tavaliselt teisest. Las olla, ma panen ise. Aga selles mõttes nagu tavaline, et kuskilt nagu ei olnud midagi erilist, et üllataks kuskilt. Ja nagu sõidad ja kõik on seal, kus peab, on ju. Ma kartsin nagu suuremat nagu plahvatust, aga ei, kõik on sujuv. Jah. Mulle just meeldibki see, et temaga nagu lihtne sõita, vaata, et ta ei ole siuke killer. Samas teist mäppi pole ikka kunagi kasutanud. Teine mäpp on? Teine mäpp on kangem mäpp. Aga see on number 2 on kangem mäpp? Number 2 on kangem, jah, see punane on kangem. Sellepärast sa käisidki piimaäärel praegu? Jah. Teeme stardiga. Rada päris meelde ei jäänud sellega. Stardiga peal popib. Need on kõik ühesugused. On küll, jah. Mul läks tükk aega aru, Need, mis sinna poole lähevad eriti. Mul oli see, mis siia tuli, vaat see veits külje nagu pead hüppama vasakus äärde, vaata. Seal me ikka esimesed 3-4 korda panin ikka paremasse nurkana. Ja siis vaatad, et rada saab otsa. See seal pikk või? Jaa, see küljega vaata, kui tuled sealt esimest korda tagasi. Ja seal on päris libe käes. Ma proovisin seal mingid lääpalast ja siis mul hakkas libisema üldse. Tahtsid 360 teha selle? No ma juba vaatasin seda puidust lipukohtuniku maja seal. Said lähedalt vaadata? Sai päris lähedalt vaadata seda. Proovin täna ikka kuredi. Täna rahulikult. The secret side of me, I never let you see. I keep a cage, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet and the holes. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body and my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it in. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become. Alguses sõitsin sealt seest, aga mulle see väljas on mõnusam. Võib-olla mõnusam, aga mulle meeldib, kui ma selle nagu ilusti saan sealt seest, siis saab päris hea runni ka sealt. Ja. Aga see on raske maha saada. Ma isegi arvan, et see väljast võib kiirem olla mingil määral. Jah, aga sul pole kuskile nagu väljast saad suure hooga vaata, siis lendad kuskil sirge peale. Pead hüppama üle järgmise 3 augu seal. Ja seal on väike jomm. No jommi ma saan seest ka üle, jah. Kui hea veoga saab. Sa lendad kaua, vaata. Seda küll, jah. Istudes ikka. Sa lendad ja pumm, ma tulen seal. Tõused püsti enne. Keida välja, me proovime. Ai, tulge koos kõrvuti sealt. Ja üks sealt seest, teine väljast. Jah. Siis läks Ma kogemata ei keera seest välja. Ma ei lähegi. Jaanus juba enne tuletas mulle meelde, kuidas ma olin mingi 15 või 2,5 kuskil Narvas sõitis mind üle valli ära, siis talle ego ei lubanud, et ma sõidun tust väljast mööda. Ma ei hakka pigem proovima praegu Jaanusest väljast mööda sõita. Ei ole mõtet siis, jah. Ei ole vaja haaval soola panna praegu. Muidu on endal haavad pärast. My secret side I keep hid under lock and key. I keep it caged, but I can't control that. Cause if I let them out, tear me up, break me down. Why won't somebody come and save me from this? Make it in. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel. Sul längst täiega püsti elada.
tal on eeblid võib-olla üleval või all. ja ma just vaatan lenksul kaare järgi. Istu korra minu pilli peale, proovi. Ei, ma hullult timmisin, ma panin päike nende paigast. Peaks endalgi võib-olla alla laskma natuke. Äkki läheb kiiremalt. No kui sa ta alla lased, siis ta hakkab vähem kätele mingil määral. Vaata, kui ta on täitsa püsti. Ma ei tea, mul kunagi oli jälle, see on jälle kunagi. Siis tundus, et kui alla lased natuke, siis ta ei nagu oli lihtsalt natuke kätte. Siis sa ütlesid vanamehe, kuna mul lenksu vaja alla panna, siis vanamees teesklis, et ta tegi midagi selle, siis läks peale ja palju parem. See on nagu, aga ülejäänud tsiklit mul raske hinnata, ma ei tea, teil on need pedaalid kõik nii valesti. Ma sain aru, mis mul on. See käiguvahet on teil sellel vähemalt veel kõrgemal. Ja ma olen nagu võib-olla nii pikk, et kui ma ees olen, mul ei tule jalg nii kõrgele. Vaata, mul on nagu jalg niimoodi siin ja ma ei saa nagu rohkem tõmmata, vaata. Et mul on vaja, et see käiguhäng oleks madalamal. Pidur on sama siin. Amordid on ka enam samas seades, sest see oli suht hea tegelikult. Selles mõttes hea mulje. Et praegu ma sain Tractionist, sain väga hea mulje. Et seda ma sain nagu proovida, ta ei ole nagu üldse see, mis teistel on. Et siin nagu ma meelega sõitsin seest poolt igalt poolt. Ja ta ikka nagu, noh, nagu abid oleks peal. Mängid kuredi... Nagu oleks paremini sõitnud. No MX Simulaatoris arcade moodi peal lambist. Varsti mis seda, selle nupuga saad seda, et kallutada neid nii palju rohkem ei näe. No nii, me jõudnud juba päevaga slow race'i juurde. Slow race on siis 2 joone vahel aeglaselt sõiduvõistlus, tasakaalu peale, kes saab kõige aeglasemalt minna. Ja siis 3 võistlema vahel ja meie tänane külaline siis Jaanus on siin Talent Ducatil ja räägib 2 sõna enda kohta. Olen Jaanus Koval ja olen krossi sõitnud 38 aastat ja olen käesoleva aasta Eesti meister meesveteranide klassis. Ja Hans küsis enne parimat tulemust ka, siis 2005 aastal olin MX1 Eesti meister. Ja lemmikrajaks on, ma arvan, Karksi-Nuia krossirada. Hea valik. Ja kumba pidi? Kumba pidi, jah? Nii nagu ta nüüd viimane aasta oli. Õiget pidi ikka. Mitte nii valet pidi, nagu ta vahepeal oli. Davai. 3, 2, 1, täna! Mul esiratas jõudis selle joone peale, ma suretsin välja. Aga üle ei läinud. Aska oli kohe väljas, jah? Mul see oli ka välja neist. Aga samas üle joone ei läinud. Võib-olla ei läinud arvesse. Algas maha ju. Jala võid maha ju. Üle joone pead minema, siis läheb arvesse. Sa võid ka jala maha, jah? Igale mehele peaks meeter olema, sest vastasel juhul hakkad sõitma edasi-tagasi risti pidi, eks ole. Ega tundub slow race'i peame harjutama veel. Kõik hakkasid põhimõtteliselt. Nüüd on niimoodi, Viik. Finish ei olnud keegi. Kõik oleme tagant kaotajad. DNF. DNF, Did not finish. Okei. Nüüd teeme tagaratta peal siis. Kõige aeglasemalt, kes sõidab. Kõige pikemalt. Tõmbame siit samast joone juurest üles ja
Iiekas saab siis ühe katse veel, kõigepealt pani tema kõige pikemalt, nüüd ma panin üle. Et tema saab ühe katse veel, et siit sõita pikemalt. Vaatame, kumb võidab, kas Ducati või... Ai! Ducati for the win! Ta ikka ei jäta. Sama või? Vähe kaugemale. Äkki lohutusauhinna ikka No saab? ütleme nii, et sama. Sama, aga sulle kahjuks oli juba mängust väljas. No ma mõtlesingi, et lohutusauhinda. No ei saa. Okei. Ei päris hea võistlus. See oli pull ja seal oli trikk ikka, see oli see, et seal oli nii väike kiirendusmaa ja täiega libe see pinnas, pehme pinnas oli. Et see ei olnud üldse nii lihtne. No. Kui sealt vallist nagu üle said, siis sealt edasi, kui teise ilusti üles said, teise käigu peale, siis oli ju päris hea. Ma panin kohe teise. Ma ei saanud algust esa korraga, teisega mul kuidagi ei tulnud. No. Ja see vall oli ka jah trikk, kes sealt viskas ratta õhku korra. Ja ma täpselt niimoodi, et mul viskas ratta õhku, panin teise õhus ja siis edasi. Ei, see oli pull. See oli pull, jah. Ja mul on ikka hea meel, et Ducati võitis jälle. No jah. Ma andsin teile ühe võimaluse rohkem, kui ise tegin. Oota, kuidas? Okei. Ma andsin sulle ühe võimaluse rohkem, kui ise tegin. Ma jäin seisma, siis te tegite ühe veel ja siis ma tegin 2 veel, jah. Iiekas oli enne ülikõva vend, seest on kiirem. Ma ütlesin, ma ei tea. Vend pani väljast mööda praegu. Volt ei ole kadunud sult või? Häh? Sumpsi Volt ei ole kadunud või? Türad need Boltid Enne kõvatas raisk, kui ma müün sulle Bolti raisk. Aga ma ei tea, lähme teeme selle hüppe peal natuke pulli seal. Jah. Seal saab natuke saab keerata. Ma ei tea, Jaanus, kuidas sul suhted Lääpo keeramisega on? Ei suhtle? Noh, võib-olla Ducatiga hakkab tulema just. Sa said tuleid vasakult, vaata. Ma ise oskan paremini hakanud keerama seal ja siis sul oli jube ja said ülimadalt lasta nagu. Said kohe siklijaga ette nagu. Ma ei hakanud sealt paremast nurgast sinna puudesse hüppama paremale. Panin kõik natuke rahulikumalt, ei hakanud sinna tapma kohe. No alguses kiirendasin, mõtlesin, läheme kõrvuti sinna ja siis ma sain aru, et see konflikt tekib seal hüppenuki peal. Probleema. Kolleega probleema. Jah. Ei mahu. There's no escape for me, it wants my soul, it wants my heart. No one can hear me scream, maybe it's just a dream. Maybe it's inside of me. Stop this monster, I feel it deep within. It's just beneath the skin, I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. See lõbus, aga iga kord ei julge reis. Mul on ka lõpus juba viimane kord, kui koos tulime, see oli käpp veits täis, ei saanud nii hästi enam. Siin see tõuseb ka veel niimoodi, et kui see väga maha keerad, siis tegelikult teisel autos läheb mega napilt sealt lõpist. Ja siis lendad pikalt sinna alla. See on suht haige. Aga tegelikult on nii mõnus. Ja siin samamoodi, vaata, see on ka nagu see tõuseb see küpe. Mul ühe korra vist käis ratas vastu maad seal. Ma ei hakanud seal väga hullu panemagi. Ma ise maandun siia paremasse nurka nimelt selle seina peale veits ja siis vasakusse või? Vasakusse, jah. Ja ma samamoodi. Et mul sa pead drive'i niimoodi. Ja saad sealt mööda nendest esimesest 2 ja siis paned alla hops 2 plate ja mõnus, vaata. Ja plate ja mõnus. No on ju mõnus, kui plate ilusti läheb. See soon on ka päris hea seal all tegelikult. See on juba päris hea. Traction control on vasakul, kollane. Proovisid? Mul see oli peal jah, kui pärast seda, kui sa käisid sõitmas, vaata. Oli peal ja siis panin selle kõvema möpi. Siis seesama hüppe, mis mäest alla läheb, all on vaata auk nagu. Sealt lõi nagu noka püsti ja kuradi, ma ei tea, niimoodi hakkas maha. Panid lõpuni välja tagaratta peale? Panid lõpuni välja tagaratta peale? No selles mõttes hea, et hea oli, et see käest
noh, ei tõmmanud täitsa sirgeks võtta. ja Muidu oleks see, mis see väike kurviga hüpe sealt on. Sealt võiks põllu peale panna, ma arvan, et korralikult. Aga noh, täitsa niimoodi oli. okei, täitsa whisky oli, jah? ma vedas siis jah, et nii hästi läks. Võtsin pealt ära igaks juhuks. ma arvan, et sul pigem see mäpp on see, mis sul tegi pahandust seal. Traction üksi, no selle, mis ma sõitsin, ta oli väga malbe. aga miks sa teise mäppi panid? Proovi pärast niisama või? Jah. Ma läksin kohe, ma panin ka selle Tractioni peale, see on nagu nii nagu kuradi, nii nagu lihtne sõita. Läksin kohe nii julgeks, lasin esiratta alt ära seal kõrvis. Nagu niisugune tunne ära, et lähed üli suure hooga kurvi, istud üli ette niimoodi, lihtsalt saad esiratta pidama ja siis keerad gaasi peale, see lihtsalt sikkel vastutab sinu eest nagu. Aga nagu see teeb siukse fake julguse natuke. Et mul on nagu, ma ei tea, mul ikkagi mõttes on see, noh, ma tean, et ma oleks nagu kiirem, kui ma õpiks sellega sõitma, või noh, sõidaks sellega. Aga mul on nagu mõttes see, et kui ma selle kontrolli ära annan, et siis ma nagu justkui ei oskagi enam sõita nagu niisama tavaliselt. Et mul on peas siuke nagu mingi konfliktne. No mul on suht sama, et ma seda Tractionit eriti ei kasuta, kuigi ta ei ole nii hea ausalt öeldes ka, kui sellel on. Mul lihtsalt see Traction ja teiste siklite Traction, mis ma olen proovinud, mis on need tavalised. Need nagu ei istu väga. Mulle meeldib just selle käega nagu ise kontrollida oma Tractionit ja noh, et mõnikord, kui sul käsi täis on ja sa ei jaksa nagu full sendi panna, siis vähemalt see osa on lõbus, et sa saad gaasiga mängida ja Tractionit otsida. Üks aju on, okei. Ma mõtlesin just, et kui käsi on nagu täis sõidu lõpus, et siis üks aju on veel, kes sellest mõtleb nagu. Ei, vastupidi just, et siis ma saan nagu kiiruse asemel sujuvalt sõita vaata. Et saan Tractioni maha igal pool, meeldibki nagu õppida siklit, aga sellega ma näen, millal ta tuleks kasuks. No ta on nagu, selles mõttes ta on selgelt kiirem, kui sa ikkagi võistlusolukorras kasutad seda ja ongi teine mäpp peal nagu Jaanus oli, et nagu sa ei pea väga palju mõtlema, sa ei ka tunnetama, sa suht lihtsalt keerad põhi ja see arvuti nagu lihtsalt ise otsustab palju ta seda vedu sinna maha paneb ja kuradi siuke tunne on nagu mingi, ma ei tea, täis 100% värske rehv oleks järsku all ja nagu ta läheb üli hästi. Aga see ongi alati see, et harjud ära sellega, ma ei tea, võib-olla siis teistmoodi ei oskagi sõita nagu. Ja, aga ma ütlen ausalt, et mõlemad pilliga täna siin sõitnud ja ütleks, et ilma Tractionita ka püsivad väga hästi siin libeda raja peal tagaratas maas. Jah, et mis sul all on üldse? No sul on suht fresh ka, vaata mul on täis pastel all. Sul on pastel all jah, aga tal on vähe parem, sõitsin sellega. Jaanusel on ka ju päris värske. Jah, et selles mõttes, kui ma demo omaga proovisin ja enda omaga võrdlen, siis isegi Tractionita saavad väga hästi jõudu maha need pillid. Et mugav on sõita. Ütleme nii, et käsi oli see kolmas tiir, ma lasin teid mööda vaata. Soitsin ühe ringi järgi, siis oli ikka juba tunda, et käed on kuredi, no vaata, ei taha enam väga riskida. Suht suke on the edge on. Pehme on. Mitte pehme, kivikõva. Käpp on pehme ja kivikõva samal ajal. No midagi sellist. Need kohad on siin pehmed ja siis siit on telliskivi vaata. Igalt poolt on jälle pehme. Ja näen, ega need 4,5 nalja asjad ei ole. Jah. See on pool kaalust on kilovatid. Jah. 100 kilo, ma ei tea, 50 kilovatti või palju need on. 60 kilovatti isegi. Aga nagu näha, siis kui mõned tunnid alla panna, siis sõprade koos on ikka sitaks fun nendega. Jah. Sõitke motokrossi sitaks fun on. Jah. Et
4,5-sest tegelikult on mõistlikum valik harrastajatele kui võib-olla 2,5-ne isegi oma sujuvuse tegelikult on jah, sellest, et sul ei ole vaja räpsida, et sellega normaalselt sõita nagu. Sa paned oma teise käigu sisse ja töristad selle ringi ära, et saad nagu tehtud, et igal juhul üli fun. Paned oma traction kontrolli peale ja põristad rahulikult. Ja just, et hakkab päästes ära minema, saab pulli ja värki. If you crash, get it on video. yeah. Enne kui SK-ga tulime, ma panin taia pasaga sinna välja. Sealt, siis läksin sealt seest poolt, vaata ma mingi ühe korraga tõmbasin sinna jutid maha juba. Siis sealt ka väljast, igalt poolt väljast lihtsalt. Ma läksin ise sealt niimoodi, et ma lõikan üle vasakult poolt pidursaukudest ja viimast kahest ma hüppan sinna sisse poole, et ma lähen paremalt siia hüppesse. Aga see oli aeglane sul? Oli aeglasem või? Aga kui ma su selja taga sõitsin, siis mulle tundus, et oli kiirem. See on aeglane. Ma arvan, ma läks sellest rahulikult midagi. Sain seda said peale, kui ma oleks peaga alt ära läinud. Vist. Seal traction control päästis selle. See oli full on, mul oli juba nagu, ta juba läks selle hoo pealt. Selle hoo jaoks lihtsalt oli juba liiga teravalt, proovisin keerata sealt. Tead, krossikatega on ikka see, et tuled kell 12 siia ja ma arvan, et ma pole kella vaadanud vahepeal, ma arvan, kell on mingi 9 varsti jah. Aeg lendab nii haigelt, et noh, olge ettevaatlikud, kui krossikaid ostate, et nädalavahetused lähevad liiga kiirelt. Pakime hästi kokku siis või mis mõtted on? Ma kardan jah, et on kõige väga hea koht, kus praegu lõpetada. Ei ole mõtet pushima minna. Et kõigil on sikrid terved, kõik on ise terved. Kõik on rõõmsad, nägu on naerul veel. Et ei ole veel nii väsinud, et ma torssis. Me kõik teame seda one more lap. Seda ei ole vaja. Ei, päev siin Järva-Jaanis siis läbi. Kõik on terved, kõik on õnnelikud. Väga hästi läks ja kusjuures algus oli nagu tolmune, aga niiske tuli alt välja üli hea, et mega rahul, et siia Järva-Jaani tulime. Tänud Lembit Nõlvakule ka, pani meile mõnusalt privaatse treeningu siia. Saime nautida, saime filmida, saime pulli teha. Ja mina ise ilmselgelt juba pildiga väga rahul. Jaanusel siis esimene kord täna, et võtaski lihtsalt Jaanus esimesed emotsioonid, keep it simple, keep it short, täpselt nii nagu rääkida tahad, et mis muljed on. Jah, et võib-olla esimene asi kohe, mis meelde tuleb või meelde jäi, see, et sikke hästi stabiilne, et esimene tagumine ots on nagu balanssis, paigas, ei tundu kuskilt nagu imelik, et kõik tundub nagu käe-jala järgi ja komponendid on nagu väga head, et pidurid, Brembo pidurid, esimene tagumine pidur, et need nagu tunduvad väga head. Kuidas mootori poole pealt, kuidas jõud oli ja niimoodi, 4,5 ilmselt jõud on palju, aga seal 4,5-ga just hästi oluline on see, et kuidas see nagu tuleb, kas ta on sõidetav jõud või ta on pigem siuke ebameeldiv, nagu siuke läheb liiga kõvasti. Ei ütleks, et nagu pidevalt nagu liiga kõvasti läheb, aga oligi siuke sujuv, mugav sõita. Ei olnud midagi nagu ebamugavat ja samas kuskilt nagu puudu kindlasti 4,5-ga ei jää. Võib-olla 4,5-ga ongi see, et mida sujuvam on, seda kiirem ilmselt oled. Jah, täpselt. No eks see on iga pilliga niimoodi, aga ühe korra, kui viskasid teise mäppi peale, siis tõmbas käpa sirgeks oli. Tõmbas küll jah, tõmbatas päris ära metsa vahel. Rehv hakkas maha ja kõik sobis ja tõmbas otsa püsti, kui ei tahtnud. Eks see käsi läheb pehmeks ja mul endal ka juba peale pikka päeva nagu, ütleme suht sossu alla. Et sul on ka vist päris pikk paus nüüd vahele jäänud, on ju? Jah, mingi oktoobri keskpaigast, ma arvan. Oli täna nagu põhimõtteliselt esimene päev sikke selles, et ei ole vahepeal üldse puutunud. Eelmine aasta siis olid Eesti meister, see aasta on samad plaanid või? Ei tea veel see aasta lõpuselt plaani, et vaatame. Vaatame, mis pakkumise Ducati teeb. Okei, aga nii, et all in all good ratas või ütleme 10, kui sa peaksid hinda andma, mis sa arvad? 10 palli süsteemis? 10 palli süsteemis läheksime kuskile 8 juurde esimese hooga, ma arvan. Et kindlasti esimene päev ka, et harjumatu natukene ikkagi, aga ka ei tundu nagu kuidagi eba või mingi selline, millega ei saaks enda järgi natuke keerata ja siis läheks kindlasti veel paremaks. Miks mitte 7 näiteks? Ma ei tea, see on stabiilsus, ma ütlengi, et oli nagu väga
väga hea rattal, et kõik oli nagu paigas ja sõidetav, et ei tundnud nagu midagi, mis kohe nagu häiriks. Et sellepärast pigem nagu juba kohe sinna 8 peale pluss veel need pidurid ja asjad ja amordid on nagu paigas ja head. Aga see traction control nagu, kuidas see tundus? Oled üldse katsetanud seda teistel pillidel või pigem ongi võõras teema sinu jaoks? Pigem on võõras teema jah. Ei ole neid abisid väga viitsinud näppida siiamaani. Et ainuke asi, mis ütleme siis, et miks mitte 10 või 9 on see, et tahaks nagu paremini keeraks. Võib-olla mingit hästi teravat nurka. Aga noh, see ongi, et kui on stabiilne, siis keerab kehvemini ja kui on ebastabiilne, siis keerab jälle hästi. Eks enda järgi timmida vähe, siis saab paremaks. Täpselt, eks on seadistuse teema ka mõnes mõttes. Mul oli sama nagu alguses, kui me Sardiinas olime, et siis oli ka see teema, et amordid polnud paigas, niimoodi, eriti liiva sees oli nagu mega suur vahe, kus oli kõvasti auke. Et eks seal seadistus on mega suur vahe. Aga tänud, et tulid, Jaanus. Sinuga oli tore päeva veeta ja loodame, et teine kordki. Ja mulle ka väga meeldis. Aitäh! Ja sellega siit lõpetame. Pange kommentaar, mis te veel näha tahate, pange like, pange share ja vaadake meie Instagrami ka, seal on natuke lühemat contenti. Võtame osakesed välja, paneme sinna ja olge rõõmsad, näeme järgmine kord. Ciao!